Tean ka ise inimesi, kes on leidnud eluõnne just internetist, aga üks uuring viitab sellele, et need suhted, mis algavad internetis, pakuvad vähem rahulolu ja võib-olla on natukene õnnetumad kui need suhted, mis on alguse saanud päriselus. Samas uuringu koostajad ka ise ütlevad, et sellist lõplikku järeldust teha ei saa. Ülli, tere hommikust! Tere! Mida me siis järeldada saame sellest konkreetsest uuringust, et kas on nii, et internetist alguse saanud suhted nad on teistmoodi kindlasti, aga kas nad on siis halvemad kuidagi? No kindlasti mitte. Et vaata, seal on, eks erandid ju alati kinnitavad reegleid ja eile ka just mul oli sel teemal juttu, kus mul siis üks naaber väitis, et tal on kohe lausa 2 tuttavat, kes on väga õnnelikud ja ma tean ka ühte, kes on väga õnnelik, aga siin on vaata aspektid see, et see sotsiaalkultuuriline taust on tegelikult nendel inimestel sarnane, sest me alati otsime enda sarnaseid. Ja lisaks ka, ütleme, religioossed uskumused hästi palju hakkavad mõjutama ja pluss ka see, kas neil on midagi koos teha. Küll aga vaata internetis tekib selline olukord. Esiteks on nagu muutunud viimase 10 jooksul hästi palju see, et kuidas programm töötab. Sõna programm. Ehk siis, kui ennem näiteks ütleme Match.com, mis oli siis suurim tutvumisportaal ja niisugune hästi laialt levinud, siis seal näiteks ma tean, oli Helen Fischer, üks neuroajuteadlane, kes tegi neile küsimustiku, tal on terve jutud sellest, kus ta siis vastavalt sellele, et missugune oli sinu küsimusele vastamise sõna kasutus isegi. Liigitas siis inimesed nagu 4, kes siis omavahel, osad, kes ei sobi näiteks, osad, kes siis nagu sobivad paremini. Ja noh, eks seal on ka see, et vaata, praegu on hästi palju, ütleme, kui me mõtleme võrdluseks Tinderi, siis nii-öelda sellele vana arvuti kohtumisportaalile, siis eks seal on hästi palju visuaali peale üle läinud, ehk siis see on nagu mäng, et vasakule paremale meeldib, ei meeldi. Aga sa ei tea ju, mis on selle visuaali taga. Ja näiteks nagu, mis näitavad ka uuringud, inimesed seal nii-öelda nendes mobiilirakendustes, ma teiste kohta ei oska öelda, aga mobiilirakendusi just on uuritud, et üle 50% on need profiilid võltsid. See on ka muuseas loomulik, sest et ka siis, kui sa lähed nagu nii-öeldes tavakohtingule kodanikuga, sa tahad olla elujõulisem ja toredam välja näha, aga sind on nagu raskem on sul petta, sest et siin nähakse kiiremini läbi. Aga nüüd, eks ole, seal ongi, et tekib see armumine ja armume nagu sisuliselt enda illusiooni sellest, mida me siis nii-öeldes tahame, et seal ei oleks. No eks me alati armume teatud mõttes illusiooni. Just. No ja see armumuse periood ongi 6-18 kuud, eks siis ärkad üles mõtled, mina on siin, mis tema siin teeb, eks ju. Ehk siis tekib see nagu see pettumus. Aga seal on just ka see pool, eks ole, et vaata, sa arvutit, sa ei võta nagu kaasa nii-öeldes, et olen voodis pikali õhtul ja nüüd panen sõnumeid, aga see mobiil, ta on sul siin, sa nagu